Tere! Mina olen siis Mattias ja minu lõputöö oli siis teemal ründekäekirjadel põhinev sissetungide tuvastussüsteem IoT turvalisuse tagamiseks. Esiteks siis veidi taustast, miks just niisugune töö. Näiteks IoT-l on olnud suur kasv viimasel ajal. Selle IoT on läinud mitmetesse erinevatesse sektoritesse, nagu näiteks meditsiin, tööstuse automatiseerimine ja kas või ka näiteks kodu siis IoT-süsteemid. Sellega on kaasa tulnud ka erinevad turvanõrkused, sest kui mingisugune asi läheb populaarsemaks, tahetakse ka rohkem seda rünnata. Ja eriti veel siis teeb raskemaks turvamise selle, et on nii palju erinevaid IDS-valikuid, mis tähendab, et õiget siis valikut leida võib-olla või valida on raske. Siis ka tähelepanekud, et viimased uuringud või teadustööd on tehtud ainult masinõppe ja süvaõppe kohta. Väga ei puuduta teisi meetodeid, nagu näiteks siis ründekäekirjapõhine või siis anomaaliapõhine. Lisaks IDS-il on siis üldistusprobleemid, võivad olla näiteks eriti masinõppel, mis tähendab siis, et kuigi ta võib saada hea tulemuse, kui teda hinnatakse samal andmestikul, ei või ta nii head tulemust näiteks saada, kui teda hinnatakse teisel andmestikul, ehk siis kui hästi ta suudab üldistada neid erinevaid ründeid. Ja lisaks ka viimastel uuringutel on hästi suur ainult point sellele, et näidatakse täpsust kui põhitulemust, aga ei hinnata siis tegelikku päriselu, kuidas toimiks päriselus mingisugune meetod siis. Uurimisküsimused selle töö jaoks olid esimene siis, et mis on ründekäekirjapõhise tuvastuse omadused, mis on selle plussid ja miinused. Siis teine uurimisküsimus rohkem võrdleb seda ründekäekirjapõhist tuvastust eriti just IoT keskkonnas teiste meetoditega, nagu näiteks siis anomaalia, masinõppe ja süvaõppepõhiste ning ka veel hübriidlahendustega. Ja viimane siis rohkem selline eksperimentaalsem uurimisküsimus siis võttis selle ette, et kui hästi siis toimib ründekäekirja ja kui hästi toimuvad masinõppepõhised IDS-lahendused IoT andmestikel. Ning veel natuke täpsemalt siis, et kui hästi suudavad masinõppemudelid üldistada, kui neid treenitakse ja hinnatakse siis erinevatel andmestikel. Töö käigus sai tehtud ka süsteemaatiline lähteallikate ülevaade. Allikate siis andmebaasiks oli Scopus, kokku oli 6-etapiline valik. Kasutasin 4 erinevat otsimisstringi. Igale uurimisküsimus oli 1, välja arvatud siis viimane, kolmandale, millele sai siis 2 seda stringi kasutatud. Ja oligi niimoodi, et kogusin allikaid. Algselt oli 387 paberit, pärast siis duplikaatide eemaldust läks alla see 262. Sealt siis pealkirjad analüüsi ja lühikokkuvõtte analüüsi, kus siis panin erinevate siis kriteeriumite vastu, hindasin ja lõpus siis veel põhipeatükide analüüs. Ja kui pärast põhipeatükide analüüst oli veel 34 lehte või paberit olemas, mõtlesin, et võiks natuke vähem olla, muidu oleks liiga laialine. Ja siis oli veel nõrgemat allikate eemaldus, millest siis lõpuks jäi 24 allikat alles, millest siis see süstemaatiline lähteallikate ülevaade tuli. Ja siis teoreetilisest osast uuriti erinevaid IDS-tüüpe, tuvastusmeetodeid. IDS-tüüpideks siis näiteks hosti baasil või siis võrgu baasil ja tuvastusmeetodid, nagu on näha seal tabelis. IoT turvalisusest erinevatest IDS-i valiku keerukustest räägiti, sellepärast et IoT-l on väga palju dünaamilisi ja muutuvaid andmeid ja neid on ka väga suur hulk. Ning igasugust IDS-i siis meetodid pole võimalik igasse keskkonda siis juurutada, sellepärast et ei ole igal pool võimalik nii suuri arvutusressursse või on mingid muud piirangud. Lisaks siis uuriti ka erinevaid IDS andmestikke, mida kasutati siis süstemaatilise lähteallikate analüüsi teostatavates töödes ja ka hindamismõõdikud, mida siis niisugustes töödes tavaliselt kasutatakse. Eksperimentidest natuke, et ründekäekirjapõhine oli niisugune lihtne, kasutati Snort 3, mis on siis üks väga populaarne avatud lähtevaraga siis ründekäekirjapõhine tarkvara. Seal kasutasin siis community rules või siis kogukonna reegleid, mis siis tehakse ja uuendatakse selle tööriista jaoks ning siis andmestikuks said bot-IoT ja ton-IoT andmestikud. Masinõppepõhise oli natuke teistsugusem, kasutasin Random Foresti XGBoost'i, siis oli bot-IoT ja ton-IoT samuti andmestikud. Need andmestikud said eeltöötletud, ehk siis igast siis CSV failist, mis seal andmestikus oli, võtsin suvalised read
ja panin lõpuks kõik kokku. Ja siis lisaks oli ka tunnuste ekstraktimine, mis tähendab siis, et jätsin alles ainult tunnused, mis on mõlema nii Bot.IoT kui ka Ton.IoT andmestikus siis samad, et siis hiljem seda andmestiku ülest testimist siis lubada või teostada. Ja siis andmestiku sisesed ja andmestiku ülesed testid said siis tehtud. Ja natuke veel andmestikude kohta, kokku siis minu siis kokku pandud või siis andmestikku, mida ma tegin, oli siis 134 000 rida näiteks Bot.IoT-il ja Ton.IoT-il oli 116 000 rida. Et see suht sarnaselt, aga näiteks Snortil sai hoopis kokku 13 PCAP-i faili analüüsitud sellepärast Bot.IoT peal, sellepärast et seal oli lihtsalt nii palju ründekategooriaid võrreldes siis näiteks Ton.IoT 9-ga, sest seal lihtsalt oli neid ründekategooriaid vähem. Natuke siis tulemustest ka. Masinõppes oli näha, et esimesed 4 rida, et on väga kõrge siis andmestiku sisene täpsus ja F1 score, aga kui siis liigud alla need alumised 4 rida, on näha siis, et kui on andmestiku ülene hindamine, siis täpsus väga hullusti kukub ja F1 score ka. Ja nüüd kõige halvem tulemus, mis välja tuua, on siis Random Forest mudel. Kui see treeniti Ton.IoT andmestikuga ja testiti Bot.IoT andmestiku peale, siis oli väga kõrge väärpositiivsete tulemuste arv, üle 100 000. Ja sellest on ka tuletada siis, et üldistusprobleemid esinevad, et ei suuda mudel siis ühelt andmestikult teise peale testides ei suuda anda nii head tulemust, kui siis sama andmestiku peal testides. Ja ründe käekirjapõhise tuvastuse kohta ka natuke tulemusi. Tuli välja, et reeglite kattus on väga tähtis. Näiteks Bot.IoT mingitel kategooriatel ei toonud ühtegi tuvastust, ehk siis ükski reegel, siis mis ei läinud kokku ühegi siis ründega. Lisaks ka andmestikust ise sõltub see väga. Näiteks Ton.IoT-il oli keskmiselt palju rohkem ründeid tuvastatud või lihtsalt tuvastuste arv oli suurem. Eriti näiteks siis Man in the Middle attack, mis oli üle 3 miljoni siis tuvastuse. Ja väike võrdlus siis, et Snort ja masinõppe meetodid või mudelid suudavad mõlemad tuvastada tuntud ründeid, kuigi Snortil on väiksem tõenäosus tuvastada tundmatuid ründeid, samas kui masinõppel on siis suurem tõenäosus. Samas masinõppe vajab treenimist, või samal ajal kui Snort ei vaja. Snort on rohkem tõlgendavam, siis masinõppel on vaja seda eraldi implementeerida ja Snort sõltub ka siis reeglistikust, mille järgi tema siis neid ründe tuvastusi teeb. Ja siis kokkuvõtteks siis nende uurimisküsimuste vastuseks siis ründe käekirjapõhine tuvastus on kergekaaluline, tõlgendatav, efektiivne tuntud rünnete tuvastamisel, aga siis väga oluline on ka reeglite kattuvus, sest kui ei ole mingit reeglit, mis kindla ründega kattub, siis seda rünnet ei tuvastata. Igal siis süsteemi tuvastuse meetodil on omad tugevused ja nõrkused, tuleb valida sobilik lahendus vastavalt vajadusele. Näiteks süvaõppemeetod on väga kompleksne, suudab hästi kompleksseid rünnakuid avastada, aga samas ta vajab ka hästi palju siis arvutusressursse. Masinõppepõhiste meetodite siis testimise tulemuskäigus sain teada, et suudab meetod või see mudel saada kõrge täpsuse sama andmestiku piires, aga siis on jällegi nõrgem üldistusvõime andmestiku ülesel hindamisel. Ja siis Snorti või siis ründekäekirjapõhise ühe meetodi kohta sain ka siis testimiskäigul teada, et see suudab genereerida tõlgendatavaid hoiatusi reeglitele vastavalt rünnetest, aga siis jällegi sõltub reeglistiku kattuvusest. Aitäh!